tulemast tagasi minu kanalile. Mina olen Liisa ja täna hakkame koos süüa tegema. Nimelt olen ma taaskord välja otsinud terve portsu põnevaid TikToki retsepte ja hakkamegi neid kõiki koos katsetama. Kui me muidu oleme siin katsetanud erinevaid jõuluretsepte, soolaseid toite, magusaid toite, siis tänaste toitude ühine nimetaja on tervislik. Mul ongi siin nüüd välja valitud mõned soolased, mõned magusad retseptid. Vaatame, kui tervislikud nad siis tegelikult on ja kas nad tulevad ka välja ja on nii head, nagu nad seal TikTokis väidavad. Esimese retseptina hüppamegi kohe ühe soolase toidu juurde, mis tundus mulle väga põnev just selle küpsetamismeetodi poolest. Ma ei ole kunagi varem midagi sellist näinud ega isegi mõelnud selle proovimisele, kuigi see tundub tegelikult väga loogiline. Aga ilma pikema jututa vaatame kõigepealt selle TikToki video ära. Here's my super quick and easy ham, cheese and spinach toasted snack wrap for 320 calories. Let's go. Grab a large wrap and arrange 2 slices of ham and 1 slice of mature cheddar on both sides like this, and then season with salt and pepper. Lay down a few spinach leaves on both sides and then fold in half long ways and then fold into the middle like this. Make sure to pat it down flat before you put it in the toaster for a few minutes and then take it out to eat. Don't forget to like and follow. Enjoy! Et siis me paneme täna enda wrappi röstamisse. Alustame kõigepealt kohe sellest, et ta pani endale siia 2 sinki, 2 juustu. Siis ta pani soola ja pipart. Ma soola ei taha kindlasti panna rohkem nendele soolastele asjadele juurde, aga sidrunipipart võin natuke panna. Me paneme frillist. Järgmine samm oli see, et ta keeras küljed niimoodi üksteise peale. Ja siis keeras selle kokku. Ja nüüd täiesti mõistuse vastane samm minu jaoks. Appi, ma loodan, et see töötab. Röstrisse ja siin maugi siia hästi. Okay. Ja wrapipoiss sai valmis. Kuna seal videos lõigati see ka pooleks, siis loomulikult teeme meie täpselt seda sama. On siis sees selline. Ja aeg on proovida. See on väga-väga hea. See roheline, mis siia sisse panna, ta ei jõua minna selliseks lödiks ja läbiküpsenuks, vaid ta on ikkagi külm ja krõmps. Kui juust panna võib-olla kõigepealt ja siis sink keskele, siis äkki juust sulaks rohkem ära. Aga ülihea, kiire, amps, soovitan. Edasi liigume millegi väga veidra juurde. See tundub mulle teoorias väga maitsev ja ma olen seda ammu tahtnud proovida. See levis vahepeal TikTokis täiesti kulutulena, sellele tegid mingid tippkokad reageerimisi, et see on täiesti nonsense ja ärge tehke seda, aga vaatame siis seda videot. I'm making a low-carb sandwich with orange bell pepper and cream cheese, some spinach, everything bagel seasoning, and some turkey, and close it up like a sandwich, like that. First bite. Forgot something. I think it's Happy Haley Healthy or something that does mustard. Ehk siis me hakkame tegema tervislikku võileiba paprikast. Mulle endale paprika täiega maitseb, nii et ma eeldan, et see on väga hea minu jaoks. Kõigepealt siis puhastan paprika ära loomulikult. Ma olen päris palju neid videosid näinud ja hästi paljud seal USAs teevad seda võileiba endale siis niimoodi, et nad panevad tohutus koguses seda toorjuustu või määrdejuustu siia sisse ja see nagu rikub muidugi selle asja selle väga tervisliku poole ära, et nad panevad täiesti niimoodi, et see on nagu paksult täis seda ja sammustavad, et nii hea. Ma usun, et see on väga hea niimoodi, aga see on ilmselt see asi, millega siin liialdama ei peaks. Toome teid jälle siia kokkamise vaatesse tagasi ja alustame siis sellest, et paneme siia seda määrdejuustu, toorjuustu, mul on täiesti tavaline, siis frillist, kanasinki. Paraku mul ei ole seda peigelite maitseainet, mida nad enamus oma retseptidel kasutavad, aga paneme siis taaskord lihtsalt grammikese sidrunipipart, et midagigi siia panna. Ja meie vapustav võileib on siis valminud. Ma proovin seda siis kõigepealt niisama ja siis proovin ka sinepiga, nagu tema seal proovis, nii et läheb. See on tõesti väga hea maitsega, aga see meenutab lihtsalt seda, et sa paprikat ju vahest sööd ka tipiga, et see meenutab nagu seda. Aga ta on tõesti väga hea. Nüüd proovime sinepiga ka. Mul isegi see ilma sinepita variant meeldis rohkem. Aga taaskord 10/10 soovitan teha.
jumala hea. No nii, me oleme sujuvalt jõudnud oma 3. retsepti juurde, mis on taaskord üks wrap'i retsept ja see oli siin ka nüüd mõni nädal tagasi hästi populaarne, ringlis igal pool Instagramis, TikTokis tohutul määral ja siin on ka siis nüüd asja põhipoint selles, kuidas sa seda wrap'i kokku paned. Kui ma seda esimest korda nägin, ma olin mega põnevil, et seda proovida, sellepärast et mul on põhiasi alati wrap'ide tegemisega see, et kui ma panen kõik oma stuffi sisse ära ja siis ma hakkan kokku rullima, siis see kõik tuleb igalt poolt välja ja see ei õnnestu nagu absoluutselt. Nii, et võtame selle retsepti video ette ja vaatame, mis ta siin täpsemalt teeb. Okay, so I've been seeing these folds all over on TikTok and I want to make it with the sandwich I just posted on here. So you're going to add the turkey, pepper jack, spinach, avocado, chili flakes, tomato, salt, pepper, and pesto. Don't go too overboard with the pesto, it could get messy, but you're going to fold it up and then I heated it up in a pan for a few minutes each side. It will look like this. Mul on kõik koostisosad siin valmis, nagu vaadake seda avokadot. Kas see on normaalne? Mis asi see on? Aga ma valmistan kõik koostisosad ruttu ette ja siis hakkame voltima. Asja iva seisab siis selles, et sa lõikad oma wrap'ile sisse sellise vahe ja hakkad 4 sektsioonis siia asju laotama. Tema pani siis esimesele sektsioonile singi ja juustu, teisele oma salatilise, 3. ta pani küll väga valmis avokadot, aga mina olen super toores, nii et ma panen ta niimoodi ja siis panen siia ka selle tomatipoisi, pipart ja kuna mul paraku pestot ei ole, siis ma kasutan seda sama kreemjuustu lihtsalt, mis meil siin ka eelmises häkis kasutusel oli. Ja nüüd kõige põnevam osa juurde hakkame voltima. Meil siis tuli taaskord selline vahva taskuke ja selle paneme pannile. Ja valmis! Täna on mingi väga head retseptide päev. See on ka super hea. No, siin on ka väga lihtsalt koostisosad sees, et keeruline olekski seda super halvaks teha, on ju. Aga see juust on siin suland. Siin on muidugi jah see, et salatiline läheb ka soojaks sees ja tomat, aga kui see on sul okei, siis väga soovitan seda tehnikat. Kõik on ilusti siin sees püsinud, midagi kuskilt välja ei kuku, nii et super. Järgmise retseptina võtame ette midagi magusat, aga tervislikku. Vähemalt nii nad väidavad. Vaatame esmalt retsepti üle ja siis vaatame, mis meil selleks vaja on. Have you ever bought too much yogurt, not sure how to use it in time? If it's plain, add a little touch of rice malt syrup or honey, a little vanilla, mix it in, pour onto a tray lined with baking paper and flatten it out. Add some strawberries along with blueberries. Lastly, some chocolate granola. Pop in the freezer to set. And after 1 to 2 hours, once it's frozen, you want to take it out and break into smaller pieces. Look at that. Easy frozen yogurt bar. No see nägi välja ühesõnaga nagu valge šokolaad, aga tegelikult oli ta siis külmutatud jogurt ja sinna peale oli pandud igasuguste häid asju. Meil on selleks täna võetud täiesti suvaliselt valitud jogurtpoest, see on Põldmarja oma. Ma võtsin kohe maitsestatud jogurti, et me ei peaks hakkama siin mingi meega ja mis iganes asjadega maitsestama. Ja sinna peale ma panen oma lemmikut müslit, nii et hakkame kohe peale. Kõigepealt ma olen siis võtnud siia sellise normaalse suurusega aluse, mis ka reaalselt mahuks mul sügav külma. Siis valamegi kohe selle jogurti siia. Ma arvan, et pigem sükse õhema kihina. Ja siia peale siis mis iganes katteid sa ise tahad. Ja paneme ta sügav külma. 1,5 tundi on möödas ja see jogurt on täiesti kivikõva. Nii et ma ei saa isegi seda küpsetuspaberit alt eriti liigutada. See on väga. Ja muidugi proovime sellega kohe järgi. Maitseb nagu jäätis. Ma millegipärast eeldasin, et see maitseb nagu šokolaad. Aga ta on nagu jäätis. Kui seda teha mingi eriti lahja jogurtiga või sükse mingi proteiinitootega, saab ta veel eriti tervislikuks siis keerata ja peale panna marju. Soovitan proovida. Kätte on jõudnud aeg katsetada meie tänast viimast TikToki tervislikku retsepti. Ja selleks on
Pannkoogid! Nii et ma olen super elevil. Tegemist ei ole banaanipankookidega, vaid hoopis õunapankookidega. Ja see kõlab minu jaoks väga palju paremini kui banaanipankoogid. Nii et hakkamegi kohe peale ja vaatame, mis meil siin retseptis vaja läheb. Hey everyone, it's Ariana, and a little while ago I saw this recipe by Justine Snacks for these amazing fluffy apple pancakes. I love making them for breakfast, and I'm going to show you how to do it. First, I get an apple and then chop it up, put it into a bowl, and stick it into the microwave for about 3 minutes until it's nice and soft. Then in a blender or food processor, I add in 1/3 of a cup of oats, and then I add in an egg and an egg white to make sure it's nice and fluffy, along with 1/4 of a teaspoon of baking powder, cinnamon, and salt. Then I add the apples in there with a little dash of vanilla. Then I take that aside, blend it up, and then I add coconut oil to a nice hot pan and let that melt. And then I add the batter in a little scoop at a time. I like to make these pancakes nice and mini. Then finish cooking them on both sides. Look at that flip. Oh, they look so pretty. Just repeat with the rest of the batter, and then I like to stack them up. Look how gorgeous and fluffy that looks. Esimese sammuna on meil siis vaja 1 tükeldatud õuna ja me paneme selle mikrolaineahju 3 minutiks. Taaskord täiesti kummaline küpsetusviis minu jaoks, aga retsept ütles, nii et meie teeme. Issand, ongi suht pehmed. Ja kuna neist tuli välja ka süke kerge vedelik, siis ma arvan, et see vedelik teeb sellele pannkoogi taignale ainult head, sest et ühtegi muud vedelikku meil seal ju ei ole. Järgmise sammuna hakkame me lisama vajalikke koostisosi blenderisse. Selle USA retsepti järgi on seal siis 1/3 kappi kaerahelbeid ehk umbes 50 grammi. Lisame sinna grammikese soola, natukene küpsetuspulbrit, 1 terve muna ja 1 munavalge. Ja kuna vaniljat on mul ainult suhkru kujul, siis läheb natuke ka vaniljasuhkurt. Viimase sammuna panemegi siis need õunad siia blenderisse ja blenderdame. Ma lisan siia mingi grammikese vett, sest see on nii paks, et nagu absoluutselt ei saa seda blenderdada muidu. Peale vee lisamist midagi vähemalt hakkas toimuma, see segu on süke suur paks, nagu see kaeraelu puder või midagi. Aga paneme siis ta pannile. Meie kohevad õunapannkogi poisid on nüüd pannilt maha saanud ja sellest retsepti kogusest tuli päris palju taigent, mul on veel taigent ka alles. Ja proovime siis kõigepealt seda pannkooki niisama, et kas tal üldse mingit maitset on. No veits selline kaerahelbe pudru maitseline, ehk et sa saad aru, et see on tervislik alternatiiv, aga kui sa otsid tervislikku alternatiivi, siis see toimib üli hästi tegelikult pannkoogi söömiseks. Proovime moosiga ka. Okei, see on juba päris hea. Väga hea retsept taaskord. Olemegi jõudnud järjekordse videoga lõpusirgele. Need olid minu meelest kõige rohkem õnnestunud retseptid üldse nendest TikToki retsepti videotest, mis me ka varem siin koos proovinud oleme. Ja kui sa kavatsed mõnda neist asjadest järgi teha, siis anna kindlasti siin all kommentaarides märku, mida sa järgi proovid teha. Ja egas minu poolt muud midagi, kui näeme varsti jälle järgmises videos. Tšau!